Tere tulemast meie järjekordsele veebiseminarile. Minu nimi on Inger Klesment. Mina olen Tartu Ülikooli meediapädevuse spetsialist ja projektijuht. Ja siis see veebiseminar täna, mis kannab pealkirja vandenõuteooriate äratundmine kriisides, on osa siis Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja Telia ühisest projektist, mille nimi on Digimentorid. Ja Digimentorite veebilehekülg on meedia.ut.ee, kus te leiate ka pärast tänast seminari kõiksugu materjalid, mis puudutavad siis nii taustainfo kontrollimist kui vandenõuteooriate kohta käivat infot. Täna oleme me koos siis kella 4-ni ja korralduslikult poolelt, enne kui ma hakkan me tänaseid koolitajaid tutvustama, siis korralduslikult poolelt ütlen, et teie täna ei saa kasutada mikrofoni ega kaamerat. See on puhtalt Zoomi osalejate arvu tõttu on meil selline korraldus. Küll aga, kui te vaatate kas telefonis või arvutis sinna alla ribale, siis te näete niisugust asja nagu Q&A, Q ja A. Sinna te saate kirjutada kommentaare, mõtteid, küsimusi ja siis lõpus me jätame kuskil 5-10 minutit ja mina saan siis koolitajatele edastada teie küsimused ja nemad saavad siis suusõnaliselt teile vastata. Aga täna on meil siis koolitamas Oksana Belava-Dalton ja tema on Tartu Ülikooli Schütte poliitikauuringute instituudi teadur ja Gretel Johansoo, kes on Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi meediapädevuse spetsialist. Ja ilma pikema jututa sõna teile. Ja tere kõigile ka minu poolt. Ma võib-olla lisaksin Ingeri välja toodud tutvustusele ka seda, et mina olen vandenõuteooriatele keskendunud siis just meediauuringute perspektiivist või aspektist, ehk siis see on see, kust kaudu mina lähenen. Eelmisel aastal siis kirjutasin ka bakalaureusetöö sellel teemal, millest täna natuke juttu ka tuleb. Ja mina enda poolt ütlen ka, et tänan tulemast. Mina lähenen vandenõuteooriate teemadele siis julgeoleku perspektiivist, kuna vandenõuteooriatel on oluline roll igas äärmuslikus ideoloogias, olgu see siis parem, vasak või islami äärmuslus, ning need vandenõuteooriad siis võivad õhutada vägivallale ja rünnakutele. Nii, aga alustuseks siis toon välja, et me elame vandenõuteooriate kuldajastul. See tähendab seda, et mõni aeg tagasi toimetasid konspiroloogid äärealadel ja need ideed olid pigem marginaalsed, aga praegu on nad sisenenud jõuliselt peavoolu. Selle põhjus on nii interneti kui sotsiaalmeedia tohutu areng, kui iga konspiroloog, aga ka iga inimene võib vandenõuteooriate teemal teha väga põneva video ja kohe panna selle sotsiaalmeediasse üles ja viia oma ideed miljonite inimesteni. Samas muidugi on oluline tegur koroonapandeemia, mis meil oli, kus oli väga suur ärevus, esialgselt väga vähe vastuseid ja pandeemia ajal tekkinud populismi tõus, kus hakati vastanduma poliitiliste ja teadusinstitutsioonidele ning teadusuuringud leidsid positiivse seose populistlike hoiakute ja vandenõuteoreetiliste uskumuste vahel. Aga nüüd ka hiljutiste uuringute alusel võib öelda, et näiteks umbes 17% ameeriklastest usub sellist vandenõuteooriat nagu QAnon. Selle teooria sisu on selline, et Donald Trump võitleb Hillary Clinton demokraatliku partei eliitide, Hollywoodi eliitide ja siis teiste rikaste inimestega, kuna nad on siis väidetavalt korraldanud globaalse laste ärakasutamise võrgustiku,
ja siis joovad ka laste verd, et säilitada oma nooruslikkust. Samas 5% Saksamaa elanikkonnast on seotud demokraatia vastase Reichsbürger liikumisega, mis on siis selline liikumine, mis ei tunnista praeguse Saksamaa legitiimse riigina. Liikumise toetajad väidavad, et pärast teist maailmasõda ei olnud allkirjastatud korralik leping Saksamaa riikluse osas. Seega see Saksamaa Reich, mis oli enne maailmasõda, on endiselt olemas ja seda tahetakse siis tagasi tuua praeguse valitsuse kukutamise teel. Aastal 2022 arreteeris siis Saksamaa politsei Reichsbürgereid, kes tegelikult tahtsidki Saksamaa valitsust kukutada. Aga ütleme nii, et nii Ameerikas kui Saksamaal, kui Ühendkuningriigis, kui Venemaal, aga kui ka Eestis, laialdaselt usutakse neid vandenõuteooriaid ja näiteks Euroopa sotsiaaluuringu andmetel usub 30% Eesti elanikkonnast, et maailma valitseb üks väike salajane ühing. Ja ühe väikese salajase ühingu siis selline ambitsioonikas maailma domineerimine ongi üks olulisemaid vandenõuteooriate tunnuseid. Ja just. No me oleme nüüd seda vandenõuteooriat sõna kasutanud siin juba mitu-mitu korda ja läheks siis selle juurde, et mis see vandenõuteooria õigupoolest on, millega on tegemist ja millised elemendid on vandenõuteooriates. Kui rääkida terminoloogiliselt, siis vandenõuteooriad on sellised ideed või arusaamad maailmast, maailma ajaloost, olevikust, kus on olemas mingisugunegi kuri grupp, kes omakasupüüdlikult kuskil salaja kulisside taga tegutseb. Selle vandenõuteooria tõestamiseks on tihtipeale olemas või alati olemas mingisugusedki tõendid. Ehk siis tegemist ei ole lihtsalt puhtalt mingi väitega, kus siis öeldakse, et miski on nii, sest see on nii, vaid tavaliselt on seal taga selline sügavam nii-öelda võrgustik nendest tõenditest, mis siis vandenõuteooriat tõestada võiksid või püüavad. Ja oluline on märgata ka seda, et vandenõuteooriates või selles maailmas või ideest maailmast, mida nad siis kujutavad, seal ei juhtu miski ilma põhjuseta. Ehk siis, kui mingid protsessid toimuvad, siis vandenõuteooriate idee on see, et alati on mingi põhjus seal taga. Ja see põhjus on siis see, et mingi kuri grupp kuskil salaja tegutseb, et endale kasu püüda. Ja kõik on ka omavahel seotud. Ja vandenõuteoreetiline maailm või selline arusaam maailmast läbi vandenõuteooriate on see, et see on väga mustvalge. Ehk siis maailmas on alati olemas mingid ohvrid, kes kannatavad sellepärast, et pahalased midagi halba teevad. Ehk siis jah, meil on võitjad ja meil on olemas ka kannatajad. Mustvalge maailmapildi loomine. No siin võib lisada ka seda, et neid tõendeid on väga küllalt vandenõuteooriates, et sellepärast see ongi teooria, et see seletab ka, miks ja kuidas maailmas asjad toimuvad ja ta alati vastandub mingile narratiivile või ametlikule teooriale, näiteks Lamemaa vandenõuteooria vastandub siis ametlikult vastu võetud siis ja tõestatud teooriale, et maakera on siis ümmargune geoid. Tõendeid toodavad lamemaalased väga-väga palju. Aga mis seal see probleem on, et seda teooriat ei ole võimalik siis tagasi lükata, et siis, kui tuuakse tõendeid selle kohta, et näiteks Lamemaa siis väide ei vasta tõele, siis tõlgendatakse neid tõendeid kas nii, et nad ikkagi toetaksid
seda väidet, et ikka ongi maakera lame, või siis, kui ei õnnestu, hakatakse arvama, et siis inimene, kes vastu väidab, on ise vandenõu osaline. Vandenõuteoreetilisele mõtlemisele on omane selline sügav kahtlus, et selles mõttes, et arvatakse, et kõik see, mida me näeme, see ei ole tõsi. Tõsi on ainult see, mida me ei näe. Sest et kõik see, mida me näeme, on spetsiaalselt lavastatud, et inimest ära petta. Ja järelikult midagi ei ole kunagi nii, nagu paistab. Miski peab valesti olema. Motiiv, nagu ka Gretel juba ütles, on pahatahtlik. On olemas ohvrid, kas inimrühmad, vähemused või kõik tavainimesed, kes ei aima seda kuriplaani. Ja see pahatahtlik motiiv seal taga, see annabki seda alust jagada kõiki siis inimesi rühmasiseseks, rühmaväliseks, kindlasti osutada süüdlasele, öelda, et see on see, kellel pahatahtlik motiiv on, see on see, kes on süüdi, see on see, kellele on vaja kätte maksta. Et siin on see siis oluline motiiv, mis võib, mis panebki neid vandenõuteoreetikuid või äärmuslasi siis õhutama kellegi vastu viha või siis rünnakuid. Ja muidugi ei ole mitte midagi juhuslik ja tekitatakse siis mustreid ja meelevaldseid seoseid siis sündmuste vahel. Ja üks hea näide siia juurde, et kui rääkida, et juhuslikkust tõlgendatakse mustritena, siis on üks vandenõuteooria, mida tegelikult hakati täitsa meelega levitama, et näha, kui hästi ja kui kiirelt vandenõuteooriad levivad. Ja see vandenõuteooria seisnes siis selles, et valitsus on, see algus USA-s, et valitsus on asendanud siis linnud luurerobotitega. Et siis need saaksid ringi lennata ja inimeste järel siis luurata. Ja selles vandenõuteoorias on üks tõend või tõestus on siis see, et kui linnud istuvad elektriliinidel, siis tegelikult need mitte linnud, vaid robotid, nad hoopis laevad oma patareisid seal täis. Et tegelikult siis nähakse, et muster, mingi juhuslik muster on tekkinud, et linnud vahepeal istuvad elektriliinidel, vahepeal istuvad võib-olla kuskil mujal. Aga kui sa nüüd siduda selle vandenõuteooriaga, mis on välja mõeldud, siis on näha, et võib-olla need robotid hoopis saavad oma patareisid seal laadida. Et see on üks ilmestav näide sellest juhuslikkuse tõlgendamisest. Ja see on ka väga hea näide sellest, et vandenõuteooriad võivad tekkida absoluutselt igal teemal. Ja nii on neid tekkinud väga-väga iidsetest aegadest, et nii kaua, kui inimesed elavad, nii kaua neid vandenõuteooriaid ka olnud. Aga võib-olla mõned teemad on tundlikumad, nende kohta on rohkem igasugust vandenõuteoreetlist sisu ja järjest kogu aeg ilmub veel ja veel siis uusi vorme. Ja eriti huvitav on vaadata, kuidas võib olla sarnane narratiiv, siis võtab erinevaid vorme erinevates kontekstides ja erinevates riikides. Näiteks on kindlasti üks grupp vandenõuteooriaid, mis on valitsusvastased. Et igas riigis siis on oma siis süvariigi käsitlus nii-öelda, et süvariik on vandenõuteooria, mille järgi siis see, et valitsus tegutseb inimeste huvides, see on kattevari, sest tegelikult valitsus tegutseb selleks, et inimesi ära hävitada. Praegu jõuliselt levib selline vandenõuteooria nagu uus maailmakord, et see tähendab, et on olemas selline keskne üleilmne totalitaarne valitsus, mida teenivad siis kõik riikide valitsused ja mille eesmärk on vähendada inimeste arvu,
et jääks see kuulus kuldmiljard ja kuidas seda tehakse läbi igasuguste masstulistamiste, sõdade, pandeemiate ja nii edasi, et selle teooria järgi siis nii koroonapandeemias kui ka Vene agressioon Ukraina vastu on siis kõik selle uue maailmakorra raames toimuvad omavahel seotud siis sündmused. Samas mainisin siis näiteks, et USA-s on see QAnon valitsusvastane vandenõuteooria. Pandeemia ajal oli ka Saksamaal näiteks QRDenker, siis nad segunesid nende Reichsbürgeritega, et siis Reichsbürger on siis Saksamaa valitsuse vastane vandenõuteooria. Eestis levib vandenõuteooria, mille nimi on siis Sovereign Citizens, eesti keeles elusad inimesed, siis versioon, mille järgi siis inimesed usuvad, et kui nad tagastavad Eesti riigile oma isikut tõendavad dokumendid, siis ei ole riigil nende suhtes mitte mingeid õigusi. Riik ei või trahve nõuda, näiteks laene tagasi nõuda, ei tohi vaktsineerida, ei tohi isegi nimepidi kutsuda neid inimesi, muidu siis neil on õigus riigile trahv väljastada, et maksimaalselt tahetakse riigist eemalduda. Jõuliselt levivad ka vandenõuteooriad igasugust elektroonilistel teemadel, näiteks keemiapilved. Olete kindlasti kuulnud, et need triibud, mis pärast lennukeid nagu jäävad, et nad ei ole vee aurustusjäljed, aga keemiarelv, et jällegi inimesi kas mõjutada, hävitada, kontrollida või siis mis need tavalised eesmärgid on. Väga palju on tulnukatest vandenõuteooriaid, et väga levinud on siis need reptiilid. Reptiilid on siis selline kosmiline rass, sellised Rooma ja taolised tulnukad, mis võtavad inimeste kuju ja valitsevad maailma. Et kogu USA valitsus on siis väidetavalt reptiilid ja selleks, et energiat kuidagi saada ja koguda, siis nad joovad muidugi inimeste verd. Tervishoiu teemadel on alati ka iga pandeemia, iga vaktsiini tekkimisel alati tekib ka vandenõuteooriaid erinevaid. Näiteks, et HIV loodi selleks, et saada lahti Aafrika inimestest, Ebolat loodi, et saada lahti moslemi inimestest ja siis üks variant on see, et siis COVID-19 loodi, et saada lahti pensionäridest, et neile pensioni mitte maksta, et jällegi vastavalt sellele, mida inimestele siis muret teeb. Ja üks oluline vandenõuteoreetiline siis narratiiv on see suur asendamine, et Euroopas on see Euraabia, et Euroopa Liit tahab siin teha valge rassi genotsiidi ja asendada siin valgenahalisi inimesi Lähis-Ida ja Aafrikast pärit inimestega. Läänes üldiselt on see, et see totalitaarne valitsus tahab valget rassi asendada. Venemaal on see, et umbes Putini režiim tahab siis venelasi asendada, aga siis Kaukaasia ja Kesk-Aasia inimestega, et seal on neid variatsioone palju. Ja nagu meil tänase kohtumise pealkirjas on ka tegelikult, et vandenõuteooriate äratundmine just kriisides, siis miks on oluline rääkida vandenõuteooriate kontekstis kriisidest, on see, et just nimelt sellistel ühiskondlikult võib-olla paanilistel ja
väga paljude küsimärkidega täidetud aegadel, kriisiaegadel on just märgata siis vandenõuteooriate jõudsamat levimist. Ja miks see nii on just nimelt sellepärast, et kriiside ajal me kõik soovime kiireid vastuseid, me tahame teada, mis toimub, miks see toimub. Samas info üleküllus on olemas, infot tuleb igalt poolt palju. Me saame erinevatest allikatest infot, erinevatest vaatenurkadest infot, küll aga sellist ühtset vastust või ühtset sellist konkreetset, nii, see on see, mis toimub, sellepärast toimub ja kuidas toimub, seda tihti me ei saa, sest et need protsessid, mis kriiside lahendamise taga ja kriiside taga on tihti palju komplekssemad sellest, milliseid vastuseid inimestena me soovime. Ja see annabki vandenõuteooriatele väga sellist viljakat pinda, kus kasvada, sellepärast et kui inimestel on palju küsimusi ja inimesed tunnevad ka sellist kontrolli kaotust selle üle, et mis toimub, miks nad kannatavad, miks nende lähedased kannatavad, siis ja vastuseid ei ole, siis vandenõuteooriad on justkui selline lihtne vastus. Näiliselt tundub, et öeldakse konkreetselt, et nii, siin on see kuri grupp, siin on need pahalased, kelle pärast kas sina või sinu lähedased siis ohvrid on. Ja seetõttu just kriiside ajal vandenõuteooriad ka väga jõudsalt levivad. Ja siinjuures, kui rääkida info üleküllusest, siis viimasel ajal ja ka muude kriiside ajal me oleme näinud tegelikult ka seda, et seda info üleküllust võidakse strateegiliselt ka tekitada. Ehk siis jagada palju ja ülekülluses infot erinevate kanalite kaudu inimestele selleks, et tekitada seda paanikat juurde, selleks, et tekitada juurde just nimelt sellist segadust ja panna inimestele justkui veel rohkem seda vastutust, et mida ma nüüd peaksin uskuma ja kust ma peaksin üldse infot saama. Ehk siis ka selline strateegiline, näiteks poliitika teemadel info ülekülluse tekitamine on tihtipeale ka osa sellest, et miks vandenõuteooriad kriiside ajal levivad. Aga siinjuures muidugi kohati võib tunduda, et ära leierdatud näide kriisist, aga põhjusega siis räägitakse sellest koroonapandeemiast ja koroonakriisist palju, sest et infot tuleb juurde ja see on ka lähiminevikust tõenäoliselt meie kõikide mäludes üsna domineerival kohal olev kriis. Ja miks ma olen just need kuvatõmmised ja need uudised välja valinud, on see, et kui koroonapandeemia algas või oli nii-öelda algusfaasis, siis kui räägiti sellest, et kust pandeemia pihta hakkas või kust seda viirus üldse tuli, kuidas on nüüd nii, et meie kõigi elus on mingisugune viirus, mille pärast meie peame kodus püsima, mis on taaskord loogiline küsimus, inimesed tahavad teada, miks nad kannatavad ja miks on piirangud seatud. Seega selline kriisiaegne küsimärkide rohkus oli vägagi loogiline. Aga kui tol ajal siis spekuleeriti ka kohati ja vandenõuteooria levis, et võib-olla oli tegemist kas laborist meelega alanud viirusega või siis mingi katseklaasiviirus, siis tol hetkel ikkagi oli see vägagi nii-öelda mustvalgelt ja radikaalselt klassifitseeritud kui vandenõuteooria, et tegemist on kindlasti vandenõuteooriaga. Samal ajal oli küsimärke ikkagi palju, aga viimasel ajal meil on tulnud infot ka selle kohta, et võib-olla võis kuskilt laborist see viirus lekkida. Senimaani meil ei ole kindlat vastust, meil ei ole ühtset vastust ja tõenäoliselt see päritolu jääb igaveseks teadmata. Küll aga enam ei saa öelda, et kohe kindlasti see vandenõuteooria, et koroonaviirus lekkis laborist, et see ongi vääral alusel siis põhinev vandenõuteooria.
ja seda on oluline välja tuua sellepärast, et kriisiolukordades, taaskord, küsimusi on palju, vastuseid alati selgeid ei ole ja on väga võimalik, et aastaid hiljem me saame mingeid infokilde alles ja et need protsessid võtavadki nii kaua aega ja me saame teada hoopis mingeid muid asju ja võib-olla see, mis alguses levis ja kui ei olnud veel valitsuses konsensust, kui ei olnud võib-olla teadusel kindlaid sõnumeid veel, see võib olla täiesti ümber lükatud mitme aasta pärast. Küll aga siin väga oluline, kuna vandenõuteooriates ja selles mõtlemises on tihti kõik omavahel seotud, siis on oluline rõhutada seda, et see, et meil sellised infokillud nüüd nii-öelda päevavalgele on tulnud, see kohe kindlasti ei legitimiseeri mingeid teisi vandenõuteooriaid, mis koroonapandeemia kas algusetapis või üldse selle vältel levisid. See kohe kindlasti ei tähenda seda, et vaktsiinides, kuna vaktsiini küsimus on üleüldiselt Eesti ja muid ühiskondi lõhestunud juba aastaid, siis on oluline välja tuua, et see ei tähenda, et vaktsiinides oleks olnud mikrokiipe või muid vandenõuteooriaid. See kohe kindlasti ei kinnita seoses vaktsiinide või muude siis koroonapandeemiaga seotud aspektidega. Aga kui rääkida vandenõuteooriatest veel laiemalt ja sellest, et milliseid vandenõuteooriaid üldse eksisteerib, siis ma juba eelmise slaidi juures ka korraks mainisin, või täpsustasin, rõhutasin seda, et vääratel alustel põhinev vandenõuteooria. Siis oluline on teada seda, et tegelikult kõik vandenõuteooriad ei põhine vääratel alustel ja pärast võib välja tulla, et olid hoopis vandenõud ehk siis vastasid tõele. See teooria element siis kukutatakse, seda ei ole enam, vaid jääb alles lihtsalt vandenõu, mis ongi selline tõele vastav siis olukord. Ja teadlane Abby Richards on moodustanud sellise nii-öelda tagurpidi pööratud püramiidi, kus ta on jaotanud vandenõuteooriad selle järgi, et kuivõrd kontaktis need on siis reaalsusega. Ja siin kõige alumises osas me näemegi tegelikult selliseid vandenõuteooriaid, mis hiljem tulid välja, et olid vandenõud, ehk siis vastasid tõele. No näiteks ajaloos teada-tuntud Watergate'i skandaal, kus siis kahtlustati, et vabariiklased on pannud demokraatide hotellitubadesse kaamerad. Ja pärast tuli välja, et nii oligi ja see viis lausa presidendi tagasiastumiseni. See oli siis USA-s kõik. Ehk siis siin on veel näiteid sellest, kuidas tõesti ajaloost on välja tulnud vandenõuteooriaid, mis pärast tuli välja, et vastasid tõele. Nüüd, kui me läheme ülespoole, siis me näeme selliseid vandenõuteooriaid, kus meil on küsimärke nende vandenõuteooriate kohta väga palju. See tähendab, et näiteks kas või see, et kui inimene usub, et kuskil väljaspool meie maailma on veel elus elu nii-öelda märke, siis ehk siis usub UFO-desse, siis esiteks see tõenäoliselt ei ole ohtlik ei temale, ei ka tema lähedastele, kui ta sellist vandenõuteooriat usub ja sellist mõtteviisi nii-öelda omab, kui see piirneb sellega. Küll aga meil on ka mingeid nagu märke, et võib-olla see vastab tõele, võib-olla me ei tea täpselt. Ehk siis siia siis langevad jah sellised vandenõuteooriad. Ja veel ülespoole minnes meil on sellised vandenõuteooriad, mis väga suure tõenäosusega ei vasta tõele, küll aga taaskord ei ole ohtlikud tõenäoliselt ei sellele inimesele endale, kes seda teooriat võib uskuda, ega ka tema lähedastele. Ehk siis näiteks vandenõuteooria selle kohta, et Titanicu laev ei uppunudki kunagi, võib-olla see oli hoopis mingi teise nimega laev, ja et Elvis Presley on elus ja nii edasi, et tõenäoliselt need vandenõuteooriad ei vasta tõele, aga siiski meil on spekulatsioone. Aga siin ülevalpool või siis tagurpidi pööratud püramiid ehk siis tehniliselt allpool, aga ülevalpool on meil sellised vandenõuteooriad, mis on siis reaalsuses täiesti eraldunud, kus need põhinevad vääratel alustel ja mille juures on oluline välja tuua ka seda, et selliste vandenõuteooriate uskumine, mida me siin näeme ja millest mõndadest juba Oksana ka enne juba rääkis, selliste vandenõuteooriate uskumine on ohtlik nii inimesele endale, kes neid usuvad, kui ka tema lähedastele või ühiskonnale laiemalt. Ja seda sellepärast, et sellised vandenõuteooriad õhutavad tihti kas vägivallale või vihastele agressioonidele siis
kas teiste inimeste vastu, tihtipeale vähemusgruppide vastu. No näiteks kas või seesama QAnon, millest Oksana rääkis samamoodi, või siis ka see, et vaktsiinides on mikrokiibid, selline vandenõuteooria. See ju sõna otseses mõttes mõjutab seda, kuidas inimene siis otsustab, kas ta ennast vaktsineerib, kas ta vaktsineerib enda näiteks lapsi. Ehk siis siin on otsene mõju kohe ka näha. No ma lisaks siis seda, et vandenõuteooriate puhul siis on oluline vaadata, et mis tasandil käsitletakse neid. Et näiteks kui vandenõuteooria käsitleb üksiksündmust, siis võib see teooria isegi tõeks osutuda kunagi. Samas püramiidi siis üles ronimisel nii-öelda näeme me neid vandenõuteooriaid, mis käsitlevad maailma siis süsteemsel tasandil, et valetab valitsus, valetab meedia, valetavad teadlased, ärimehed, et kõik avalik sektor valetab ja siin on juba rohkem probleeme, sellepärast et tavaliselt ikkagi keegi peaks välja tulema ja sellest avalikult ka rääkima, sest kui me võtame kas või seal rohelises segmentis on see eelmisel slaidil, on seal näiteks COINTELPRO ja MK Ultra, mis olid siis USA luureasutuste sellised programmid, mis väärkasutasid siis luureasutuste jõudu, nad ületasid volitusi ja siis samamoodi nagu Watergate'i puhul, et tulid ilmsiks need ära inimeste õiguste ja vabaduste rikkumine ja siis president pidi avalikult ka vabandust paluma nagu Ameerika inimeste ees sellepärast, et mõte on siin see, et väga kaua selliseid asju on väga raske saladuses hoida. Aga nüüd, kui me räägime püramiidis siis lõpust, et kus on süsteemsed vandenõuteooriad, kus on inimene päriselt seal jäneseurus ja tõesti usubki kõiki ja veel seal hierarhiad selle maailmavaate sees, et näiteks illuminaadid teenivad uut maailmakorda, see totalitaarne valitsus teenib reptiile, Marsil on natsikolooniad ja kuu peal on ohvrid ja nii edasi, et siis inimese maailmapilt on nii erinev, nii-öelda tavalise inimese maailmapildist, et ta ei usu kedagi, et kõik on kahtlane ja ta kõike kardab, sellepärast et absoluutselt kõik igal pool on nagu mingi vale ja oht, et sealt tekibki see risk, et inimene hakkab siis vastu ründama nagu sellele nii-öelda petumaailmale, kus ta omast arust elab. Ja kui tuua siia kohe kõrvale ka selliseid eestlaste välja toodud näiteid, siis eelmisel aastal ma tegin bakalaureuse töö siis selle kohta, et milliseid vandenõuteooriaid on alates 15-aastased eestlased TikTokis näinud. Ja ma viisin läbi ankeetküsitluse ja sain sellele küsimusele 322 vastust ja mul oli enda pilt seal ees. Igaks juhuks fakti kontrollisin ennast praegu. Ja ma jaotasin siis need vastused temaatika järgi, kus siis inimesed tõidki mulle tõesti välja vandenõuteooriad, mida nad viimasel ajal olid TikTokis näinud. Jaotasin need vastused siis temaatiliselt erinevatesse gruppidesse.
ja nagu näha, siis peamiselt toodi välja selliseid vandenõuteooriaid, mis olid seotud sellega, et valitsus kontrollib inimesi. Ja see ei ole see kaudne kontrollimine, kus valitsuse igapäevased tegevused mingil määral ju selles mõttes seavadki meile teatud reeglid ja raamid ette, eks ole, vaid see oli ikkagi selline just nimelt seda kurja grupi tegutsemist oli nendes vandenõuteooriates näha, näiteks kraanivee mürgitamine ja nii edasi. Samal ajal, mis oli ka peaaegu samaväärselt nähtud temaatika, oli ka popkultuuri puudutavad vandenõuteooriad, mis kusjuures terminoloogiliselt tegelikult ei olnudki vandenõuteooriad tihtipeale või peaaegu et üldse, vaid olid rohkem sellised lihtsalt kuulujutud või spekulatsioonid, kus oli võib-olla mõni vandenõuteooria element, aga need kindlasti ei olnud vandenõuteooriad. Rohkem rääkisid kuulsuste eraeludest ja nii edasi. Ja siis oli ka prominentne selline kuulsuste surma ja kloonimisega seotud vandenõuteooriate grupp, mis oli ka seal Oksana tutvustatud püsinarratiivides täitsa olemas, et tihtipeale vandenõuteooriad just sellistest teemadest ka tegelikult räägivad. Aga kui nüüd keskenduda veel korraks sellele popkultuurile ja üleüldiselt sellele, et vandenõuteooriad on juurdunud meie igapäevaellu suuresti, siis ma tahan rõhutada väga seda, et kõik vandenõuteooriad taaskord ei põhine vääratel alustel, aga lisaks sellele ka kõik vandenõuteooriad ei ole selle eesmärgiga, et olla valitsusvastased ja kuidagi nõrgestada ühiskonda selle kaudu, et oleme kõik nüüd erinevate valitsusasutuste ja teaduse vastu, vaid teadusest on täitsa välja tulnud ka see, et vandenõuteooriate meelelahutuslik tarbimine või siis vandenõuteooriatel põhinevate postituste, videote, mis iganes sotsiaalmeedia sisu või meedia sisu vaatamine võib olla puhtalt meelelahutuslik. Siin on oluline see, et esiteks tihtipeale need vandenõuteooriad ei olegi taaskord terminoloogiliselt vandenõuteooriad, vaid selle nimetuse all räägitakse puhtalt popkultuurist ja sellisest tabloidi sarnasest spekulatsioonist, eks ole. Aga teisest küljest see on ka teadlik tegevus. Kui inimene teab, näiteks noor sotsiaalmeedia kasutaja teab, et ta vaatab vandenõuteooriatel põhinevaid videoid ja see on lihtsalt põnev ja naljakas, siis see ei ole kohe kindlasti murekoht ja see ei ole see, millele me siin seminaris täna rõhume ja räägime, et sellest tuleb kindlasti hoiduda. Et see meelelahutusaspekt on olemas, kas või ka tegelikult on juurdunud ka nii-öelda semiootilisel viisil rohkem näiteks kas või Tommy Cashi esitus, seal oli Illuminaatile siis vihjavaid selliseid sümboleid näha. Ühes populaarses poplaulus on kohe pealkirjas chemtrails ehk siis neid keemiapilvi mainitud, mis juba iseenesest see termin on tegelikult vandenõuteoreetiline. Taaskord räägime siis nendest valgetest triipudest, mis siis taevasse jäävad, eks ole. Ja juba see sõna chemtrails või keemiapilved viitab vandenõuteooriale, aga kasutatakse popkultuuris niimoodi. Seega see meelelahutuslik pool on ka tegelikult oluline selles maailmas ja täitsa olemas. Ja see ei ole see, millest me räägime, kui me räägime vandenõuteooriate ohtudest kohe kindlasti. Aga ma lisaksin siin seda, et ikkagi meelelahutus väga toidab neid vandenõuteooriaid. Et näiteks kui me räägime sellest tulnukate ja reptiilide teemast, et siis kohe kindlasti meenuvad kõik need X-Files ja Doctor Who ja Visitors ja Men in Black nagu sellised tohutult kuulsad seriaalid, et kus siis need sellised fiktiivsed tegelased tegelikult nagu toitsid neid vandenõuteooriaid. Ja see on ka oluline selles mõttes meeles pidada, et vandenõuteooriad on tihti väga põnevad. Meil on lihtsalt nii huvitav neid jälgida ja see on ka põhjus, miks neid sümboleid me näeme ja miks on mingeid sarju loodud, kus on vandenõuteooriad täitsa omal kohal. Et see on lihtsalt põnev maailm ka tihtipeale ja sellepärast seda sellises meelelahutuslikus vormis ka meile esitatakse tihti. Aga kui nüüd rääkida sotsiaalmeediast ja kuidas see on vandenõuteooriate levimisega seotud, siis tegelikult mitmes uuringus on leitud ka seda, et
otseselt ei ole sotsiaalmeedia võimestanud vandenõuteooriate või võimendanud vandenõuteooriate levimist. Küll aga, mis on juhtunud, on see, et info kui üldine infokogus on meil nii palju suurem sotsiaalmeedia tulekuga. Meil on ligipääs hoomamatule hulgale infole nüüdseks ja see ligipääs on meil kogu aeg olemas. Ja see tähendab, et meil on lihtsalt palju-palju suurem tõenäosus vandenõuteooriatega nii-öelda silmitsi seista, kui seda võib-olla varem siis oli. Ja selleks, et aru saada üldse, kuidas siis sotsiaalmeedias vandenõuteooriad levivad, peaks aru saama esiteks või selgitama seda, et kuidas üldse sotsiaalmeedia toimib. Ja sotsiaalmeedia toime alus suuresti on tänaseks siis soovitusalgoritmid. Ja neid soovitusalgoritmi kasutatakse tänaseks peaaegu et igal sotsiaalmeedia platvormil. Ja kui väga lihtsalt öelda, et mis asi see siis on, siis soovitusalgoritm töötab nii, et ta võtab ühest küljest andmed, mille sa oled platvormile ise jaganud, nii et kui me teeme platvormile endale kasutaja, siis me jagame ise oma andmeid vanuse, soo, elukoha kohta, näiteks kas või selle täpsusega, et elame Eestis. Ja lisaks ta jälgib tõesti iga sammu, nii-öelda virtuaalset sammu sellel platvormil. Ehk siis väga täpselt, kui kaua sa mingit videot vaatad, mitte lihtsalt, et kas algusest lõpuni või kas sa jätad poole peal, vaid nagu, ma ei tea, murdosa sekundi täpsusega. Mida sa like'id, mida sa kommenteerid, mida sa jagad. Kui on siis dislike'i võimalus, siis kas sa vajutad seda, ehk siis kõik on monitooritud, kõik on jälgitud selleks, et siis algoritm saaks aru, milline oled sina, mida sulle soovitada, milliseid videoid sina tahad näha, millist sisu sa tahad näha. Ja ärimudeli mõttes on muidugi selleks, et platvormil sind piisavalt kaua hoida ja et sinu tähelepanu võrduks siis rahaga platvormi jaoks. Küll aga, kui minna uuesti ikkagi vandenõuteooriate juurde, siis on leitud, et soovitusalgoritmid tegelikult võivad kasutajaid suunata ka uute vandenõuteooriateni. Ja seda seetõttu, et soovitusalgoritmide toimemehhanismide tõttu tekivad filtrimullid. Need on siis sellised mullid, kuhu me jääme tihtipeale ka niimoodi nii-öelda salaja kinni, ehk siis endale me ei pruugi seda alati teadvustada, et me hakkame nägemagi ainult sellist sotsiaalmeedia sisu, postitusi, videoid, mis siis meie olemasolevatele vaadetele, huvidele, arvamustele juba vastavad. Ehk siis me jääme sinna sellisesse mulli kinni. Ja nüüd, kui inimene vaatab kas või ühe video või loeb läbi ühe postituse, mis põhines vandenõuteoorial, võib-olla isegi ise ei registreeri kohe ära, et tegemist oli vandenõuteoorial põhineva videoga või postitusega, aga siiski vaatab selle lõpuni, loeb selle lõpuni, siis algoritmile see annab ikkagi märku, et seda inimest huvitavad vandenõuteooriad või need teemad ja ta hakkab seda aina rohkem soovitama. Ja nii on ka oht, et neid soovitusi hakkab aina rohkem tulema ja tekibki nii-öelda selline mull, kus nähakse vandenõuteoreetilist sisu. Ja kuna mina ise olen TikTok'i uurinud eraldi bakalaureusetöös, siis tasub välja tuua ka seda, ja TikTok on üks kõige populaarsemaid sotsiaalmeedia platvorme, võib-olla kui teie ise ei kasuta seda, siis kas teie õpilased, lapsed või nooremad sugulased, pereliikmed võivad TikTok'i väga suure tõenäosusega kasutada, siis TikTok'is on selline eripära, et kui muidu me näeme teistel platvormidel tihti levimas rohkem videoid, mis on populaarsed, levivad hästi, seal on palju like, kommentaare, siis TikTok'i algoritm toimetab niimoodi, et võib suunata inimeste avalehtedele või inimesteni siis ka selliseid videoid, millel ei ole nii palju like või kommentaare. Ehk siis ükskõik milline video, mis võib põhineda ka vandenõuteooriatel sealhulgas, kellegi avalehele jõuab, keegi näeb seda videot, see on kindel TikTok'is. Mis tähendab, et kõlakambrid, mis on siis sellised sotsiaalmeedia nii-öelda ruumid või inforuumid siis, mille inimene ise valib, kus ta ise valib selle, et näiteks ta teab, et mõni sisulooja räägib vandenõuteooriatest, ta ise valib, et ta läheb ja vaatab selle sisulooja videoid või postitusi tihti, siis need vandenõuteoreetilised sellised postitused või videod võivad jõuda palju rohkemate inimesteni TikTok'is siis eriti. Ja miks see on veel oluline, on see, et
vandenõuteooriad võivad levida ja ka sündida tegelikult tihti sellistes äärmuslikes mingites kogukondades. Näiteks sellistel veebisaitidel või mingites veebigruppides, kuhu inimene ilma sellesse kogukonda kuulumata ei jõuaks mitte kunagi, ta ei teaks, et sellist asja üldse otsida. Aga mida siis sotsiaalmeedia siin, kuidas see mängu siia tuleb, ongi see, et kogukonnast üritatakse nende vandenõuteooriatega välja jõuda selle kaudu, et sotsiaalmeediaplatvorme siis kasutatakse just nimelt ära, et jõuda noorteni ja näiteks ka apoliitiliste kasutajateni üldiselt. Ja oluline on siin ka see, et noored kasutavad sotsiaalmeediat tihti hoopis uudisekanalina, mis tähendab, et kui noor näiteks näeb videot, mis põhineb vandenõuteoorial, siis ta võib seda täiesti tõe pähe võtta, sest see on tema jaoks uudisekanal. Ehkki sotsiaalmeedias päris selliseid toimetuslikke filtreid meil ei ole, mis on olemas professionaalses ajakirjanduses, aga jah, noore jaoks see tõe pähe võetavana võib tunduda. Aga QAnonist rääkides, et toimis kõik see, millest Gretel parasjagu rääkis, et QAnoni loojad, tegelikult 3 inimest väga oskuslikult panid QAnoni sisu erinevatele sotsiaalmeediaplatvormitele ja kavandasid seda nii, et erinevate platvormite auditooriumitele pakuks see huvi, näiteks TikToki siis pigem noortele, Facebooki, YouTube'i, Redditile siis pigem nagu vanematele põlvkondadele, et loodi see sisu niimoodi, et pakkuda huvi erinevatele auditooriumitele. Väga jõuliselt levis info 6. jaanuari protesti kohta, mida me pildil siis näeme, et kujunes kongressihoone rünnakuks 6. jaanuaril 2021, et Trump postitas Twitteris, et tulge kõik Washingtoni, et tuleb siis metsik sündmus ja igasugused paremäärmuslikud rühmitused, kaasa arvatud Oath Keepers ja Proud Boys, levitasid seda infot nii sotsiaalmeedias, kus on rohkem modereerimist, aga seal sotsiaalmeediaplatvormitel, kus on vähem modereerimist, näiteks Telegram ja Gab ja Snapchat, et seal juba arutati selle rünnaku rahastamist ja ka konkreetsemaid juhtnööre, et kuidas siis rünnata, kuidas juba füüsiliselt sealt toimida. Ja siin on oluline ka seda märkida, et see on mitte hea näide, aga näide sellest, kuidas vandenõuteooriad päriselt jõuavadki meie igapäevaellu ja seesama vägagi vägivaldne protest tegelikult lõppes ka sellega, et 10 inimesi, kui mitte 100 inimesi arreteeriti, inimesed said viga füüsiliselt, inimesed said ka surma siin protestil, et tegelikult vandenõuteooriast alanud protest võib ka niimoodi lõppeda ja sõna otseses mõttes inimeludele olla laastava mõjuga. Aga miks me ei ole siin otseselt rääkinud sellest, et kes neid vandenõuteooriaid siis nagu uskuda võivad ja kellele see siis siin kõik see jutt suunatud on, et keda kõige rohkem jälgida, siis see on sellepärast, et vandenõuteooriaid võib tõesti uskuda igaüks. Sellest kohe räägime ka. Muidugi on olemas erinevad tegurid või sotsiodemograafilised näitajad näiteks, mis võivad viidata sellele, et inimene võib olla haavatavam vandenõuteooriate suhtes. No näiteks noored võivad olla haavatavamad nii eluetapi erisuse tõttu. Näiteks nad otsivad siis kuuluvust väljaspool oma perekonda, erilisust ja vandenõuteooriad võivad ja need kogukonnad võivad seda pakkuda siis neile, kui ka sellepärast, et noored veedavad palju aega siis ka sotsiaalmeedias, millest me juba ka rääkisime. Samas ka näiteks majanduslikult halvemal järjel olevad inimesed võivad olla haavatavamad, et neid tegureid on muidugi olemas, mis võivad viia siis suurema tõenäosusega selleni, et inimene võib uskuda vandenõuteooriaid. Küll aga me kõik
inimestena võime uskuda neid. Ja seda seetõttu, et olemas, meil on olemas, meie ajudel on tajuvead. Ja siin on selline suurem siis lahti selgitus neist või lahti kirjeldus neist, et mis need tajuvead on. Aga põhimõtteliselt meie ajud töötavad vägagi kummalistel ja põnevatel viisidel, kus erinevad mõttekäigud on nii-öelda programmeeritud meie ajudes teatud viisidel ja siis neid nimetatakse tõesti tajuvigadeks. Ja mina viiksin seda isegi järgmisele tasemele, et me oleme kõik sündinud vandenõuteoreetikud tegelikult ja võime mitte ainult uskuda vandenõuteooriatesse, aga ka luua neid suurepäraselt, võib-olla paremini kui konspiroloogid. Et meie need kognitiivsed moonutused on sellised, et näiteks meile on omane tahtlikkuse eelarvamus ehk me mõtleme, et kui midagi juhtub, et see on siis selle taga on kellegi tahe, et niisama siis ei juhtu. Ja proportsionaalsuse kallutatuse tähendab, et suurtel sündmustel on ka suured põhjused, et muud moodi ei saa, et lihtsalt midagi ulatuslikku lihtsalt toimub. Siis kaitseb meid meie aju sellega, et annab meile sellist enese õigustamise kallutatust, ehk me oskame alati väga kenasti selgitada, et miks teatud hetkel oli meie käitumine kõige parem. Oluline on siin kinnituskallutatus, mis tähendab, et me kaldume uskuma mingit infot, mis juba ühildub meie endiste veendumustega. Et mingit uut infot, mis ei lähe siis kokku sellega, mida me oleme juba uskunud, siis me ei tahagi eriti seedida ja omaks võtta. Ja muidugi see tahe olla erinev. Siin maailmas oleme lihtsalt inimesed nagu kõik teised, aga vandenõuteooria võib kas või noorele inimesele pakkuda nagu mingisuguse kangelaslikkuse ja eriteadmisi, et seal ta saab olla erinev ja võib-olla näidata ennast kangelasena. Ja tihtipeale see soov olla eriline isegi nii-öelda trumpab üle selle, et näiteks mõnel videol, kus lahatakse mõnda vandenõuteooriat, sellel võib olla miljoneid vaatamisi, aga siiski sellesse vandenõuteooriasse uskumine kuidagi tundub nagu annab ikkagi seda erilisust ja annab seda erilist teadmist maailmas. Ehkki sellel videol on näiteks 3 miljonit vaatamist, et tihti tasub seda silmas pidada ka. Aga üks selline tajuviga, mida me võib-olla viimasel ajal näeme ka, et toimetab üsna tegusalt, on nii-öelda nullmängu siis tajuviga, kus inimesed tunnetavad, et kui inimesed, ka me kõik, me tunnetame, et kui kellelegi antakse näiteks õigusi juurde või võideldakse kellegi õiguste eest, kui kedagi aidatakse näiteks riiklikul tasandil, mis iganes, kas sõjaline abi või midagi muud, siis tuntakse, et meilt siis võetakse midagi ära, et kõik peab olema nagu nullis, et kui kellelegi juurde antakse, siis järelikult meilt võetakse ära. Tegelikult muidugi protsessid poliitilisel tasandil, kui me räägime ka õigustasandist, siis tegelikult niimoodi ei tööta, aga see tajuviga siiski meil siin mängu tuleb. Ja seda me tõesti võime näha ja see, miks vandenõuteooriad on siin väga oluline, ongi see, et kui me tunneme, et no näiteks meie valitsus aitab mõnda muud riiki, siis, ja me tunneme, et järelikult meie valitsus võtab meilt midagi ära sellega, siis meil tekib ka taaskord see tunne, et aga miks meie nüüd kannatame, miks meile halba tehakse ja hakatakse jälle otsima nendele küsimustele vastuseid ja siis vandenõuteooriad saavad jälle jõudsalt taaskord levida. Ehk siis tajuvead tõesti mõjutavad seda, kuidas me vandenõuteooriatele vastuvõtlikud oleme. Aga võib-olla lõpetuseks, meil on ainult 4 minutit tegelikult jäänud ja küsimusi on ka, et mõned nõuanded, millest me kõigist oleme tegelikult juba rääkinud ka siin täna,
Muidugi allikakriitilisus, nagu ma ka mainisin, siis sotsiaalmeedia ja võib-olla noorte, aga ka tegelikult teiste kasutajate kalduvus minna sotsiaalmeediasse infot otsima. Et noh, muidugi teada-tuntud, et alati tasub silmas pidada, et seal ei ole professionaalsele ajakirjandusele omaseid selliseid toimetuslikke filtreid. Igaüks saab suuresti rääkida, mida ta soovib. Muidugi platvormid lubavad modereerida seda sisu, mis levib ja seda faktikontrolli seal teha. Küll aga kui see protsess isegi toimub, siis see on tihti liiga aeglane ja info on juba levinud väga kiirelt inimesteni. Muidugi lihtsalt silmas pidada seda, et vandenõuteooriaid võib uskuda absoluutselt igaüks, ehk siis need nõuanded kehtivad meile kõigile ja neid tasub silmas pidada. Aga võib-olla, mida me täna nii palju ei puudutanud veel, on see, et kui keegi teie lähedastest või tutvusringkonnast vandenõuteooriaid usub või vandenõuteooriat, ühte vandenõuteooriat usub, siis vaidlemine või selline proov ümber veenda seda inimest ei vii mitte kuhugi. Et see on väga-väga keeruline eelistada avatud diskussiooni tihtipeale, sest et mõlemal poolel on selles mõttes tugevad argumendid, et enda seda kinnituskallutatusst ikkagi kasutatakse ära, eks ole. Et seda on keeruline, seda avatud diskussiooni arendada kindlasti, aga lihtsalt silmas pidada, et tõesti see ümberveenmine ei vii niikuinii kuhugi, sellepärast et vandenõuteooria uskuja peab enda seest leidma selle motivatsiooni, et leida siis võib-olla teiste uskumusteni. Ja, et usu vahetamine toimub ikkagi vabatahtlikult. Just, täpselt. Oma tahte alusel ja muidugi on vaja selle inimese kõrval olla, sellepärast et tavaliselt aja möödudes kogu see vandenõuteoreetiline argumentatsioon nagu hakkab lagunema ja siis inimene hakkab nagu neid lahkhelisid nagu järjest rohkem nägema. Aga et mitte nüüd mõelda, et nüüd on lõpp, et ta on, ma ei tea, loll ja identiteedikriis ja kõik, et väga oluline, et keegi oleks tema kõrval kogu aeg ja toetaks ja lihtsalt oleks tema jaoks. Väga-väga põnev, suur tänu teile. Vahepeal on tulnud tõesti äärmiselt palju küsimusi, et me neid keset juttu ei saanud võtta, sellepärast et muidu meil läheks veel rohkem üle aja. Et kuna meil oli tegelikult kokku lepitud täna kella 4 kohtumine, siis kõik, kes soovivad veel küsimustele vastuseid kuulda, siis jääge liinile. Et võtame 5 minutit veel küsimusi, vastuseid ka. Aga teised, kes nüüd vastuseid enam ei saa kuulama jääda, siis mina siis digimentorite projekti poolt tänan loomulikult Gretelit, Oksanat väga põneva ettekande eest. Ja ma tõesti loodan, et need, kes küsimusi esitasid, et te saite tegelikult nüüd jälgides seda juttu ja jälgides küsimusi, mulle tundub, et te saite tegelikult siin juba jooksvalt ka vastused. Aga ma siiski mõned esitan, et siin oli selline küsimus. Et mis peaks olema siis selle lame maa teooria põhjuseks, sest selles ei ole ju otseselt kannatajaid ja kriisi ka selles ju ei ole. No tohib, ma alustan. Ma alustan sellega, et seal siis seotakse hästi palju sündmusi ehk tekitatakse nagu sellist tavainimese maailmavaatest siis erinev maailmavaate. Näiteks vastus küsimusele, et miks mõrvati John Kennedy? Sellepärast, et salastada ja varjata, et maakera on lame. Et kõik need kosmoses nagu tehtud pildid, kõik need NASA väited ja pildid
see on kõik fake, et NASA võtab lihtsalt see kõik raha endale ja on kuritegelik organisatsioon. Ja üldiselt nagu selline seletus, et miks asjad toimuvad, et kõik toimub selleks, et varjata, et maakera on lame. Ja samas siis öeldakse, et kui tahate siis nagu päriselt aru saada, et kus see kogu kurjuse juur on, siis lugege neid Sioni tarkade protokollid. Sioni tarkade protokollid on siis need selline fabritseeritud käsitlus, et vist isegi seal Vene tsaari salapolitsei poolt, et kuidas juudid tahavad domineerida maailma. Nii et see on ikkagi selline antisemiitlik ja on seotud ka paljude teiste siis vandenõuteooriatega ja võidakse lõppkokkuvõttes ka siis sihtida juute. Sul on mikrofon kinni, Inger. Ei, Gretel, et kui sina vahepeal rääkisid sellest, et kuidas siis need soovitusalgoritmid töötavad, siis siin tekkis küsimus ja kommentaarid, et nüüd, Gretel, sa räägid ju ise ka, et ikkagi jälgitakse meid ju, et see ju järelikult vastab tõele. Et kas sa nende soovitusalgoritmide ja selle jälgimise suhtes ja siin oli ka küsimus, et miks peab kaamerad siis kinni panema, et tegelikult paljudes töökohtades jagatakse isegi neid, et pange oma kaamerad kinni, mingisuguseid abivahendeid. Et kuidas sa seda kogu jälgimise ja seda teemat kommenteerid veel äkki lisaks? No selles mõttes, et need jälgimisega seotud vandenõuteooriad on ikkagi valitsuse kaudu tavaliselt lahti selgitatud. Nüüd, kui me räägime soovitusalgoritmidest, siis loodetavasti vähemalt ei ole seal valitsusega mingit seost, vaid seos on ikkagi sotsiaalmeedia platvormide kui ärimudeliga ja sellega, et kuidagi see sotsiaalmeedia platvorm peab töötama. Meie ei maksa sotsiaalmeedia kasutamise eest otseselt, me maksame selle eest nii-öelda kaudselt, ehk siis sellega, et nii-öelda võitlus käib meie silmamunade üle, meie tähelepanu üle. Ja see on see nii-öelda jälgimise alus, siis selle alus, et miks kogutakse niivõrd massiivsetes kogustes andmeid meie kohta, meie tegevuse kohta sotsiaalmeedia platvormidel. Ehk siis siin me räägime täiesti kahest erinevast asjast tegelikult. Ja Oksana, sulle veel ka üks küsimus, et kas Eesti, siin on pandud ise, on küsimuse esitaja pannud jutumärkidesse, elusate inimeste vandenõuteooria on originaalne väljamõeldis või kopeeritud kusagilt mujalt olemasolevast? No me tavaliselt võtame üle läänes levinud vandenõuteooriaid, et see on need sovereign citizens, et need on ka Prantsusmaal, UK-s. Nad on Venemaal ka, Venemaal on nad siis Soviet citizens, et kes seal siis Nõukogude Liidu passe seal jagavad, et jah, see on nagu selline copy-paste siis nii-öelda lääne vandenõuteooriast. Ja võib-olla tõesti ma väga vabandan kõigi ees, kes nüüd ei saanud, et oma küsimust siin esitada suurema ringi ees, et keegi siin küsis ka, et miks kõiki küsimusi ei näidata, sest need on äärmiselt erinevad, et küsimused on tulnud siin konkreetsete näidete kohta, suured, laiad küsimused, et kõiki lihtsalt ei jõua. Aga võib-olla siin soovitusi teilt täitsa lõpetuseks, et siin on küsitud nii riigi seisukohalt kui kooli vaatest, et ma esitan siis ühe konkreetse. Mida teha, kui õpilastel on koolis õpetaja või ülikoolis teadur, kes ise on vandenõuteooriate toetaja ja nende tõhus propageerija? Mida on õpilase seisukohalt nagu üldse teha? Ma võin sellele vastata. Kui tohib, ma seon seda siis oma enda uuringuga, et mina uurin seda, kuidas levivad meie ühiskonnas igasugused äärmuslikud ideoloogiad ja äärmuslikud ideed, ehk siis parem-vasak islamiäärmuslikud. Ja ma viin läbi intervjuusid
täisealiste koolilastega, kes on küll 18, aga nad on veel koolis. Ja siis, kui ma hakkan näiteks kirjeldama mingisugust paremäärmuslikku ideestikku ja küsin, et kas te olete näinud näiteks sotsiaalmeedias või kusagil kokku puutunud, siis ma kuulen selliseid vastuseid, et tegelikult meil õpetaja räägib selliseid asju. Ja siis, kui ma küsin nende käest, et kuidas te siis reageerite, siis küll nad ütlevad, et teate, et me ikka eristame teadmiste üleandmist näiteks, et mis on päriselt seal oluline info mõttes tunnis ja õpetaja enda arvamuste siis vahel, et me lihtsalt saame aru, et see on tema arvamus, et ta lihtsalt niimoodi mõtleb. Et väga tore oli kuulda, et kuivõrd kriitilise mõtlemisega meil kooliõpilased on ja noh, näiteks üks vastaja ütleski niimoodi, et õpetaja seletab mingisugust ajuvaba asja ja õpilased saavad sellest aru, et võib-olla nagu 2-3 inimest seal noogutab. Ülejäänud saavad aru, et lihtsalt seda me arvesse ei võta, see on tema enda kiiks mingisugune. Aga üldiselt on, ma nõustun sellega, et on vajalik erinevatel teemadel ikkagi teadlikkuse tõstmine. Et nii õpilastele kui õpetajatele, et nii ta on, et tööd on palju. Nii, aga suur tänu veel küsimustele vastamise eest ka ja ma olen veel kord tänan kõiki, kes on siia jäänud ka vastuseid kuulama. Nagu öeldud, siis me saadame teile kirjaga siin nüüd kas esmaspäeval või juba varem kõik lisamaterjalid ja võib-olla siis ka mõnele küsimusele vastate veel kirjalikult, mis jäid siin praegu õhku, on ju? Mida võiksid võib-olla kõik teada, et paljud küsisid äkki sama asja. Aga aitäh teile ja nautige õhtut ja peatset kevadet. Head aega! Aitäh kõigile, head aega! Suur tänu tähelepanu eest ja kena päeva jätku!